tahate ikka natukene uudist ja võtta ikka saab. kogu aeg. Jaa. No aitab. Need, kes on lähemal sõdulased ja need, kes on kaugemal sõdulased ja kelle juured on ikka endist viisiinsest. Need, kes on kaugemal, need ei ole ju läinud vabatahtlikult. Nendel on kodud ära võetud ja neid on olnud sunnitud minema. Nagu näha, siis teid iga aastaga neid, kes on selle pika ja raske tee ära käinud, jääb iga aastaga vähemaks. Te olete ühed vinged inimesed, enamuses ju naised, kes lastega käisid selle pika tee läbi ja teid on, kuna see asi oli või see teekond oli nii raske, siis mulle tundub, et te olete tohutu jõu saanud elamiseks ja te tahtsite koju tagasi tulla. Ja mina pole ju käinud, mina tean oma seda tunnet ja seda hingevalu tean ma ju oma ema Linda läbi, et olen aastakümneid taga koos seda rada ajanud ja minu meelest peaks olema see meie laste asi talletada teie valud, mitte talletada valud, vaid talletada teie läbielamised ja mõtted, nii et ma rõhutan veel kord. Kes ei ole kirja pannud seda, mida ta mäletab või mida nende vanemad mäletavad või on rääkinud, siis kindlasti peate seda tegema, teie lapsed ja lapselapsed peaksid. Kui nad on noored, siis teid ei huvita hetkel see, aga kui 50 on täis, siis tahaks ju küsida ja rääkida, aga siis pole keegi enam tulemas küsida. Nii et see on teie kohustus, et seda rasket teed ja seda rasket valu, mida te olete kõik pidanud läbi elama, keegi ei unustanud. See on meil ilus kivi, mille juurde panna ja mäletada ja mõelda nende üle, kellel ei õnnestunud koju tagasi tulla ja neid on ka päris palju. Et kes on ka maetud kaugele mulda, väiksed lapsed, kes ei suutnud seda tagasiteed ära elada ja ka vanad ja ka lihtsalt haigeks jäänud inimesed. Nii et me panime need kiilad siin põlema nende mälestuseks ja väiksed lilled. Nii et mäletame täna neid kõiki. Ilm on ju soe, aga tuuline. Ma arvan seda, et samasugune tuul oli kõigi teie jaoks, kui te teele läksite. Kui mitte mere peal, siis vähemalt südames kindlasti. Nii et mälestame neid oma mõttes. Natuke vaba aega ja siiski
kõiki näha. Kes olen mina, et ma siin teie ees praegu seisan? Minu nimi on Elina ja minu juured on Määrlu külas. Minu vanaema, minu ema, kõik minu nii-öelda see Määrlu küla poole suguseks tegi selle ränga katsumuse kaasa ja nad ära viidi Mõndust. Ja tänu siis sellele, et ema koos vanemaga tagasi jõudis, siis olen ma siin teie ees. Ja käesolevat aastat siis ma nii-öelda esindan siis Saaremaa seda osakonda, et püüan siis olla laievääriline, kes varasemalt seda tööd tegi ja aitan siis korraldada neid tegevusi, mis on seotud siis meie mälestustega. Ja nagu tänagi me kuulasime inimeste lugusid, siis ma tuletan teile meelde nii suur palve on, et kel vähegi on meeles, mis juhtus, pange need kirja, et saaks need talletada nii meile kui järeltulevatele põlvedele. Ja soovin teile tänaseks veel meeldivat koosviibimist, meenutage, rääkige, tundke rõõmu ja head isu teile kõigile. Et ma hakkasin mõtlema, et palun rääkige oma lastelastele ja lastelastelastele ise kõike seda, mis te olete läbi elanud, ärge ilustage midagi, ärge jätke enda sisse täpselt nii, nagu oli kõiki neid sõjakoledusi, et nad saaksid aru, et nad mäletaksid seda edasi, et see inimeks. Et seda peab mäletama, sellepärast et mõned, kes ei ole elanud tema isa Saare-Priit oli ka meiega koos ära viidud Saksamaale. Priit kahjuks ei saanud täna tulla, ma ei tea, midagi juhtus temaga, ka haigused asjad nagu ikka, aga vähemalt Silja esindab seda ja oma maitsvate toitudega endine Torgukooli kokk jätkuvalt tegus, töökas, tubli, äärmiselt maitsvad toidud alati, nii et Siljale